Nii, olemegi vist jõudnud laivi. Tundub nii. Väga äge. Tere. Tere kõigile Elise teekonna jälgijatele. Oleme siin Ausad naised podcasti ruumides. Ja täna ma olen siia endaga kutsunud endale külla siis kogemusnõustaja Silveri. Tere, Silver. Tere. Miks ma ta üldse nagu kutsusin siia ongi see, et mulle tundub, et inimesed väga ei tea, mis on kogemusnõustamine, üldse, kes on kogemusnõustaja. Ja ma tahaksin seda infot nagu inimestele edastada rohkem ja seda teavitustööd nagu teha ja seepärast ma nagu tahangi kutsuda siia, kas just iga nädal, aga niimoodi aeg-ajalt küll endale erinevaid kogemusnõustajaid, kellega siis erinevatel teemadel vestelda. Ja kuidas ma Silverini tegelikult jõudsin, oligi see, et hakkasingi Eestis siis neid kogemusnõustajaid nagu otsima ja vaatama, kes siis on nagu nii-öelda turul. Ja siis Silver paistis sealt välja oma sellise väga ägeda koduleheküljega. Yes, aitäh. Ja üldse see oli väga hästi nagu üles ehitatud ja Facebookis ka ma nägin, et sa ei ole väga kaua tegelikult ju tegutsenud ja sa oled nagu kohe tulnud niimoodi kohe nagu ma nende videodega nagu laivi, mis on väga nagu kaasaarv, inimesi tõmbab see, inimesed näevad seda ehedust sinus ja seetõttu jäid sa mulle silma ja siis seetõttu saad siin täna. Yes, aitäh. Aitäh nende heade sõnade eest. Just. Ja kuna meil on ka vaimse tervise kuu käimas, siis on väga, ma arvan, kohane täna üldse sellisest vaimsest tervisest kui sellisest rääkida. Aga Silver, mina ei teagi tegelikult väga sinust väga palju, et äkki sa natukene põgusalt tutvustad meile siis enda tausta, et kus sa tuled ja miks sa oled täna siin? Jaa, absoluutselt minust nii palju siis, et ma olen jõudnud numbrini 28 aastat eksisteerinud siin. Ja... Ma sain siin eelmine nädal 29. Yes. Ja tegelikult ma tulen üsna väiksest kohast Eestist, ma olen pärit Jõgevalt üldse ja tulin kunagi siis Tallinnasse, tulin siia õppima, läksin ülikooli ja siis ülikooli kõrval teistin endale töö ja siis ülikooliga ma jätsin mõneks ajaks pausile, võib-olla kunagi lähen tagasi sinna, aga siis nagu hakkasin seda reaalset elu elama ja tööalaselt mul on alati meeldinud sellist müügitööd teha ja ma hakkasin sellega pihta juba aastal 2013 ja... Ehk siis sa tead, kuidas ennast müüa, et võib-olla juba teadis, et videod toimivad ja kohe lendasid peale, aga ei, see on nagu väga äge selles mõttes. Ja kuidas sa siis nagu jõudsid selleni, et sa tahad nüüd kogemusnõustajaks saada, mis seal taga oli? No selle taga oli ikkagi see kõige otsesem asi, et mind tabas depressioon, sügav depressioon ja siis sellega kaasuv ärevushäire. Ja see oli tegelikult üsna õudne aeg igat moodi selles mõttes. Ma ei teadnud enam, kes ma olen, mis ma olen, miks ma üldse olen ja kas ma jäängi selliseks või ma ei tule kunagi sellest välja või igasugused sellised mõtted ja samal neid mõtted ei olnud üldse. Aga siis nii-öelda see esimene taastumine. Ma mõtlen nagu seda, et kus sa nagu said aru, et sul nagu üldse see depressioon nagu... Kuna sa teadvustasid, et sul on depressioon? See on jumala hea küsimus, sest praegu ma oskan niimoodi tagant järele niimoodi vaadata küll, et kus kohast ta võis alguse saada. Aga teadvustama sellel ajal, siis kui mind see juba oli tükk aeg saadnud tegelikult, ma alles sain siis sellest aru, kui tegelikult oli juba liiga hilja. Ehk siis kui terve see nii-öelda mina lagunes siis koost
ma olin nagu ja kehakeemia oli täiesti paigas. Täielikult. Ma olin lihtsalt asjadega hakkama selles mõttes. Et see oli siis, mis need teised asjad su elus olid veel sellised, mis nagu, kuidas ma ütlen, et mis nagu häirisid või näiteks et kas ei saanudki nagu tööl käia, olid nagu täitsa töövõimetu või olidki kodus kogu aeg, et see oli niimoodi, et mu see ärevus, depressioon oli ka, et nagu ma ei saanud üldse olla, mul olid nii imelikud mõtted peas ja siis üldse sellist nagu igapäevaelu segasid, sellised igapäevased paanikahood, igapäevased sellised ärevushood ja üldse nagu terve see maailmapilt oli nagu teistsugusem, et näiteks nagu see valgus oli hästi intensiivne ja üldse kui keegi rääkis näiteks, siis see tundus nagu karjamisena. Et ühesõnaga kõik need sensorid, mis sul olemas on, mis infot vastu võtavad, kõik su meeled, need olid nagu 1000 peale keeratud põhimõtteliselt ja siis niigi sa oled juba põhimõtteliselt inimvara ja siis sa pead kõike muud ka tegema, siis ma tegin küll seda head nägu, ma üritasin teha, et äkki ma kuidagi saan, aga oligi, kui ma tööl näiteks olin sellel ajal, siis jah, ma jõudsin hommikul küll sinna kohale, aga minust mingit kasu ei olnud ja kui ma hakkasingi näiteks millelegi keskenduma või näiteks oligi see, et ma helistasin kellelegi, töö oli helistamine, siis mul jooksis mõte kokku, ma ei saanud enda lauseid lõpetatud ja väga halb oli siis selle koha pealt. Ja kuidas siis leidsid nagu nii-öelda taastumise tee, et mis viis sind lõpuks taastumisele, et sa nagu ei tahtnud enam selles seisundis olla? See oligi tegelikult ju mõnes mõttes selline sundolukord. Et ma nagu ei osanud tegelikult kuskilt abi küsida, ma ei teadnud üldse, kus kohas seda abi küsida ja üldse nagu selline meelestatus oli ka, et nagu come on, ma olen mees, ma pean ise oma asjadega hakkama saama ja nagu ei taha nagu sellist nõrkust üles näidata. Aga mu unesetunne oli nii halb tõesti, et ma nagu mitu korda kahtlustasin, et ma hakkan ära surema. Mul oli mitu korda mõtted peas, et ma kutsun kiirabi endale ja siis ma lihtsalt ei kannatanud seda välja ja ma lihtsalt võtsin oma perearstiga ühendust ja siis tänu temale toimusid kõik need suunamised psühhiaatri juurde ja siis sealt juba psühholoogi juurde. Kas sa said sealt abi? Ma sain tegelikult väga suuresti abi, sest algus oligi selline, et ma lõpuks nagu, mul oli kuhugi toetud, et ma nagu lõpuks sain nagu nii-öelda selle definitsiooni enda seisundile. Et mul oli nagu lõpuks millelegi toetuda ja siis ma nagu alistusin selle seisundi eest, et nagu ma nüüd teadsin, kuhu või kus kohast on vaja alustada. Ja ilmselt mul vedas ka oma selle psühholoogiga ja oma selle psühhiaatriga, sest nii-öelda see inimeste vaheline klapp määrab ka tegelikult väga palju. Väga palju. Ja siis tänu nendele ma sain nagu seda usku ka ise juurde, et siit on võimalik nagu paremaks minemiseks siis. Et sina ei pidanud nagu vahetama endal siis psühholoogi? Ma ei pidanud nagu otseselt vahetama, aga nii-öelda kui ma selle esimese taastumise tegin ära, siis pärast nagu järgmist korda, kui ma nagu langesin tagasi enda seisundisse, siis mul oli jälle teine psühholoog. Aga niimoodi nende kahe tarkused nagu kokku panna või nii-öelda nende vaade, siis see on siis nagu veel parema terviku nagu kokku. Nagu otseselt niimoodi vahetama ei ole pidanud, aga lihtsalt oli võimalus. Kui pikk periood see taastumise periood oli, et mul nagu näib, et sul nagu tegelikult üsna nagu kiiresti toimis see kõik või kuidas? Esimene kord oli jah tõesti selline endalegi üle ootust, et kuskil mingi 8 kuuga kuskil niimoodi sain enam-vähem nagu see on väga hästi. Normi tagasi, eks ole. Aga nagu mida inimene kipub tegema, inimene kipub unustama asju ja siis oligi see nii-öelda vanad eluviiside juurde tagasi naasmine märkamatult. Mugavustsoonis. Harjumise jõud on tugev ja siis mingi hetk jälle kuskil pool aasta möödudes. Isegi tegelikult siis olin juba hullemas seisus nagu tagasi.
aga no üldse see kokku, see taastumine, no ma ei tea, ma arvan, et see kestab terve elu, ma pakun. jah, selles on oma tõde kindlasti ja see kindlasti on see taastumine terve elu. Ma ütlen seda, et mida sa ütleksid praegu enda minale, kes on depressioonis ja läbipõlemisseisundis? Oi, ma tahan nii palju asju öelda. See on väga hea küsimus, kusjuures. Ainuke asi, mis ma pakun, on see, et ma ei tea, kas see info ainult talle kohale jõuab, sest esiteks on see, et ma ei tea, kas ta on nõus üldse seda infot vastu võtma, aga ma arvan, et kui see nii-öelda see mineviku mina näeks praegu tuleviku mind, siis ta oleks šokis, et usuks nagu ikka, mis ma räägiks. Aga kindlasti nagu annaks need teadmised edasi, et mis puudutavad üldse sellist nii-öelda su enda vaimse tervise tasakaalu ja füüsilise tervise tasakaalu, et just nagu teadvustada neid isegi sellised pisemaid muudatusi enda nagu kehas, et nagu ma ei peaks kannatama, kui mul on kuskil, ma ei tea, mingi valu või ma ei pea kannatama seda, kui mul ongi hommikul selline tunne, et ma ei taha ärgata ja mulle ei meeldi see, mis ma teen, et ma nagu ei teeks seda lihtsalt tegemise pärast, et lihtsalt see ära kannatada ja loota, et äkki siis juhtub midagi või äkki siis nagu läheb see elu paremaks, kui ma nagu lihtsalt hambad ristis teen, vaid just see, et usaldada ennast, enda tundeid, olla avatud nendest, rääkida nendest, küsida abi, kui see nagu millegagi hakkama ei saa või on näiteks mingi takistus kuskil ja ei suruks asju alla lihtsalt, vaid tegeleks nendega kohe, kui on mingi ilming või selline keeruline olukord. Ja, et mis tegelikult see sõna depress tähendab ja ongi see ju, et mis surume ja pressime nii jõhkralt alla. Ma ei tea, kas sul oli see, aga mina mäletan, et kui mina olin depressioonis ja mul tuli see taastumisperiood, siis minu maailmapilt oli alguses ainult nagu nii tillukene, et nagu ühte kasti, väikses kastis olid, sa mõtlesidki ainult nagu mingid teatud kindlaid mõtteid ja sa ei näinud muud. Et minul toimus küll taastumisprotsessis, nagu ma mäletan, siuke nagu avardumine, meele avardumine. Ma esiteks võtsin rohkem vastuvõtlikum ja ma nägin hoopis võimalusi rohkem kui takistusi, et kuidas sul oli? Ma peaks ütlema üsnagi sarnaselt, sest enne nagu oli selline ka täpselt nagu sa ütlesid, et selline piiritletud nägemine või siis üldse nagu vaatamine elule. Ja ma olen nagu täiega nõus, et vahet ei ole, mis kogemus on, see halb või hea kogemus, et alati nagu õpetab midagi. Aga kui ma võrdlen nagu see, kes ma olin enne depressiooni haigestumist ja see, kes ma praegu olen ja just nagu see taastumise ajal nagu hakkasid asjad ka just nagu kohale jõudma. Ma ei tea, kas sul oli ka niimoodi, et sul jõudsid mingid teatud asjad kohale, miks need niimoodi on või midagi sellist? Jaa, mulle jõudsid kohale, miks ma olin mingid eluvalikud teinud varasemalt, sest ma ei olnud näinud midagi muud. Minus avardus mingisugune mõtteviis ja maailmapilt ja siis vaadates tagasi, kuidas kui kitsalt ma mõtlesin, et see nagu kindlasti. Ja. Mul oli just selline nagu seoste nägemise või nagu seoste avastamise võime või siis nii-öelda oskus nagu paranes, et nagu oskad nagu, no see on nagu, sa vaat Google Mapsis nagu näiteks punkt A, punkt B, kus sa minema paned pealt, aga siis vahepeal igasugused sellised vahestoppe näiteks. Nagu see tuli juurde, nagu oskad asju vaadata erinevate metastatust, if that makes sense. Jaa, aga sina tegid veel eraldi kogemusnõustaja koolitusele, tegid siis veel taastamisõppe läbisid, on ju? Ja just. Et mis see endast kujutas ja kas sa nagu siis tegid veel, kõigepealt taastasid iseenda ära ja siis läksid veel õppima seda taastamist? Jaa, see oli niimoodi küll. Et ja see taastumine ja see kursusena oligi just see, et saada aru siis üldse nii-öelda sellest tervikust,
kõik nagu vaimse tervise häired, mured, kõik sellised asjad võtta siis nagu korraga ette, saada nende eripäradest aru ja samas sealt nagu õppis väga palju selle kohta, mis endaga on toimunud, miks on toimunud ja üldse nagu sellest taastumise teekonnast siis tervikuna. Et see ei ole niimoodi, et ma nüüd järsku mingi aega taastun ära ja siis võin niimoodi lõdvaks lasta ja lasen elu lihtsalt juhtuda, vaid see on nagu selline... Mitu kuud see kestis see õpe muidu? Ta oli liidetud tegelikult selle kogemusnõustamise väljaõppega. Ja, et me alustasime 2019 novembris ja lõpetasime 2020 detsember, et teeb siis aasta poolteist äkki midagi sinna ette. Ja. Et väga värske tegelikult. Ja, üsnagi. Koolipingist tulnud kogemusnõustaja. Et väga lahe, mis koolis sa käisid muidu? Ma käisin sellises lahenas koolis nagu Tallinna Vaimse Tervise Keskus. Vaimse tervise, okei, jah. Aga kui palju sinu käest küsitakse, mis asi on kogemusnõustamine? Seda küsitakse küll. Seda on tulnud nii-öelda otse mailboxi ja on tulnud näiteks isegi nagu sotsiaalmeedias kommentaarides, et mis asi see üldse on, et mul on ka kogemusi, ma võin ka siis nõustada umbes niimoodi. Et noh, eesti keele sõna on ju kogemusnõustaja, inglise keeles on peer support. Ma võin eksida muidugi, aga jah, see kogemusnõustamine üldse definitsioonina ju kogemusnõustaja või kogemusnõustamine ja siis selline infovahetus kahe osapoole vahel. Üks neist on siis inimene, kes on midagi läbi elanud, kas see on siis trauma, mingi vaimse tervise haigus. Et need teemad on tegelikult väga erinevad ja neid teemasid on väga varieeruvad, et ongi, kas mina tean, et mina olen läbipõlemise ja depressiooni teemadel ja sina oled vist ilmselt sama, ma sain nii aru. Jah, depressioon, ärevuse, läbipõlemine ja igasugused muud vahvad asjad siin juurde. No eks sinna kaasuvad erinevad vaimsed tervise nii-öelda mured veel, eks ole. Aga jah, et siis inimesed nagu, kas neil on nagu mingi hinnang kogemus nõustajate suhtes, kas sa tunned seda? Nagu minu müügitöö on õpetanud mind ära eelda, mitte kunagi. Ehk siis ma nagu üritan võimalikult nii-öelda hästi avatud olla inimesega, kui ta isegi küsib midagi. Et ma nagu ei taha võtta nagu juba mingit sükst eelarvamust, et kas ta arvab, et kogemusnõustamine on see või midagi sellist, vaid pigem just nagu meie omavahelise suhtluse käigus tuleks see välja, et see, kui tal tekib küsimusi muidugi, kes on kogemusnõustaja, mis on kogemusnõustamine. Sest jah, inimesed ju võivad öeldagi, et noh, ma ju nõustangi sõbrannad ja ma nõustangi, et ma olengi ju nõustajad. Me kõik mingis mõttes inimestele oleme üksteisele abilised ja nõustajad. Aga võib-olla see erinevuskoht ongi lihtsalt see, et üks on nagu saanud väljaõppe, teine ei ole. Aga see ei tähenda, et et nad oleksid täitsa erinevad oma tasemelt, aga sellegi poolest, kui sa hakkad sellena tööle, siis inimesed võtavad ikkagi kompetentsina nii-öelda seda, kes on nagu läbi töötanud omad lood ja omad teemad ja omad traumad. Sul on küsitud? Minult on tegelikult, vaata, kui seda sõna nagu lugeda, siis inimesed enamasti saavad küll aru, mis see nagu enam nagu on, aga kuna see ei ole nagu turul oma kanda kinnitanud, siis ei tulda väga. Nagu seda võib küll olla, et ei saada nagu ikkagi aru, et mis teemades siis see inimene nagu aitab, et siis ongi nagu selle inimese enda nagu teha, et saadakse aru, nagu sina oled nagu enda kogemustest rääkinud hästi palju videoteel, et seda siis kommunikeerida inimestele, mida mina olen läbi elanud. Ma tulen aitan sind samas teemas, kui sa oled seal.
et sisuliselt ongi meie ülesanne ka nii-öelda seda terminit siis nii-öelda paremini üldse kinnitada. ja et see ongi tänase video nagu põhimõte ka, et inimestele natuke nagu teavitustööd teha, et saadakse rohkem aru, mis see endast kujutab. Kusjuures mul on olnud nagu siukseid asju ka, et kus pannakse nagu ootus nii kõrgele, et nagu ma oleks psühholoog või siis psühhiaater. Kahjuks ma psühholoog ei ole ja psühhiaater ka ei ole, et ma ei saa diagnoosi panna. Tegelikult see ei ole ka oluline. Et pigem just ongi see, et ma olen inimene, kes kuulab, kes ei võta mitte mingisugust sellist eelarvamust inimese kohta. Kui vaja, siis ma räägin kaasa. Kui vaja, siis ma küsin. Ja kui inimene soovib, siis ma räägin ka, kuidas mul oli kunagi, mis on mind aidanud ja mis mind ei ole aidanud näiteks. Et see ongi selline kestev omavaheline arutelu, üksteise toetamine ja üldse ka siis oma kogemuste vahetamine. Sest tihti on ka see, et mitte ainult kogemusnõust ei anna neid teadmisi edasi, vaid ka tegelikult selled inimesed, kes tuleb seda abi otsima, temalt on ka samamoodi võimalik õppida ja siis üldse ise ka saada kogu aeg järk-järgult seda täiendust tegutsedes kogemusnõustajana. Kõik kliendid tulevad tegelikult ju nõustajaid ju õpetama ka, et mida veel ise lisaks uurida ja vaadata. Aga ma mõtlen, et kui sa just töötasid oma loo läbi ja tegid selle taastamisprotsessi läbi, kus sul tuli nagu selline nii suur julgus kohe hakata nüüd kohe rahva ette minna rääkima ja kohe neid videosid hakati tegema, sest mina ütlen ausalt, mul sellist julgust kohe ei olnud, et ma vaikselt hakkasin nii-öelda kribama, kirjutama, mind hästi palju aitas kirjutamine, sellist vabastada kõik enda seest. Ja siis nüüd olen podcasti lainel ja siis, et nüüd nagu esinemisi väga veel ei ole teinud, aga eks siis tulevikus äkki. Aga kuidas sul, kus sa leidsid seda julgust? Jällegi, see oli selline, ühelt poolt see oli puhtalt selline, tead küll, see mõnikord lihtsalt hakkad mingit asja tegema ja siis ise ka ei tea, miks sa teed, vaid see lihtsalt tundub nagu õigele. Ja samal ajal siis ma nagu just sa ütlesid, et sulle meeldib nagu kirjutada, et see on nagu üks sinu viis, siis mulle ka tegelikult meeldib kirjutada, aga kuna ma ise olen selline inimene, kes võtab vastu infot nagu visuaalselt ja pilt on hästi oluline ja üldse, et oleks selline nii-öelda jutu juures oleks siis ka reaalne inimene. Siis ma otsustasin seda, et see valmistab mulle äärmiselt palju ebamugavust, see mõte teha siis sellised videosid ja samal ajal, kui ma olen nagu seda taastumiskõvelet jälginud, siis need asjad, mis on minu jaoks ebamugavad, on mind nagu kõige rohkem aidanud ka selle taastumise teekonnal, ehk siis see tundus täiesti õige valikuna. Ja siis ma mõtlesingi, et mis seal ikka, teeme esimese proovi ära ja niimoodi täna me nüüd räägime sellest siin. Kas sul on olnud ka siukseid nagu halvustavaid hinnanguid kogemusnõustajate suhtes, et mida need kogemusnõustajad ka teavad, et meil on ju psühholoogid ja psühhiaatrid olemas, et kes sa siuke oled? Niimoodi otse ei ole, aga kuskilt ikka niimoodi kaugemalt oled kuulnud, et iseennast muidugi ei taha ühel pulgale sättida psühholoogi ja psühhiaatriga, pigem just tahaks nagu olla see vahelüli seal, see ongi tegelikult üks kogemusnõustamise eesmärk, et ei oleks nagu inimene ja siis nagu ravijärgst, vaid on seal vahepeal ka keegi, kes on juba selle nii-öelda teekonna läbi käinud ja ta oskab nagu olla siis sellel ajal nagu toeks. Ja eks on ikka käinud kommentaare läbi kuskil Facebooki gruppides, et sellist asja ei tohiks üldse teha ja sellise asja eest ei tohiks tasu küsida ja et aga selles mõttes inimesed on igasuguseid ja lõppkokkuvõttes on see, et vahet ei ole, mis sa teed, alati on kuskil keegi, kellel see ette jääb. Nii on ja kõigile ei saa meeldida, see on kindlasti, et kuidas sul endal kokku puude mõeldud selle?
kusjuures ei ole nagu olnud, võib-olla lihtsalt ma ütlekski, et ikkagi nagu segadus selles osas, et võib-olla millest sa aitad, et nagu seal ongi nagu hinnang, aga üldiselt mitte, et ma tahtsingi nagu küsida, et kuidas sina näeksid nagu tulevikus kogemusnõustajaid, et mina näeksin nagu niimoodi, et nad teeksid ikkagi omavahel kõik nagu koostööd ja oleks nagu mingisugune suurem keskus nagu kogemusnõustajate jaoks või kuidas sina näeksid, sest et praegu ma näen, et mõned tegelevad kuskil sotsiaalabis, mõned on üksik ettevõtjad nagu mina ja kõik nagu pusivad eraldi kuskil, et kas sa näed seal nagu mingit murekohta või kuidas? Jaa, selles osas muidugi, kui me kõik nagu koos teeksime seda, see ongi tegelikult ka üks minu mõte, mis mul on kogu aeg terve selle tegutsemise vältel olnud aja saatnud, et kuna üldse see vaimne tervis ja vaimse tervise nii-öelda need probleemid, mured, et alates näiteks skisoafektiivsetest häiretest, et enam ei ole skisofreenia, skisoafektiivne spekter, mis nagu on ka nii lai, siis tegelikult on ju väga palju inimesi, kes on juba teatud teekonna läbi käinud, võib-olla mõni üldse ei teagi, mis on kogemusnõustamine. Et see oleks nagu tervishoiule vägagi suur nagu abikäsi, et mitte ainult siis sõltuda psühholoogidest ja psühhiaatritest. Ja, seda tahtsingi mainida, et võib-olla nagu inimesed ei võta seda nii tõsiselt võetavalt seda teenust veel, et pigem minneks ikkagi psühholoogi ja psühhiaatri poole, sest need on nagu väga pikalt kanda kinnitanud juba läbi ajaloo, et sellepärast ongi võib-olla nagu kogemusnõustajat on natuke veel praegu keeruline, aga me muudame seda. See on just uus asi ka ja samas see teraapia tervik võikski olla, et on nagu psühholoog, psühhiaater, kogemusnõustaja, võib-olla ka mingisugused tegevusjuhendajad, et mida rohkem võib-olla kaasata, seda lihtsam on ka võib-olla kõige nendest tumedamatest aukudest välja tulla. Ja, aga unistama peab. Jah, aga milline oleks siis sinu unistus? Kogemusnõustajatel, milline elu võiks olla? Minu unistus oleks see, et meil oleks terve Eesti peale igas maakonnas, igas saadusüksuses selline koht, kus ongi koondunud kogemusnõustajad erinevate vaimse tervise probleemide ja muredega, üldse, ma ei tea, füüsilise tervise, kõik, millega saab seotada kogemusnõustajat. Ja et see oleks nagu inimestele kättesaadav. Just. Ma arvan, et see on väga hea plaan. Jaa, teeme ära, eks ole. Teeme ära. Aga millisena sina näed üldse eestlaste vaimset tervist? Nagu üldises plaanis. Oled sa nagu mingit ka statistikat vaadanud või? Kuna sa sellega ju igapäevaselt kokku puutud, siis... Jaa, mind teeb kurvaks see, et meil on nagu see statistika olemas, eks ole. Aga see on statistika nagu nende kohta, kes on reaalselt nagu läinud seda abi küsima. Aga mind nagu huvitab just see, et nagu mina tegin, et ma tegin seda head nägu, ma kannatasin ära. Et huvitab, kui palju neid seal veel juures on. Ma arvan, et neid on päris palju, kes nagu arvavad, et nad saavad hakkama. Mina olin tegelikult üks neist, kes arvas, et ma saan hakkama kuniks mitme aasta pärast. Ma pidin ka minema tabletiravile. Et... Ja tabletid on ka nii, et nad tekitasid minus nagu, kuna nendest räägiti kogu aeg nii nagu õudseid asju. Jaa, legendid. See tekkis nagu hirmud mul ja ma ei tahtnud ja ma lükkasin seda nii palju edasi, kuniks oli siuke hetk, kus ma pidin nagu võtma. Ja ma teadsin, et kui ma selle tabletiravi nagu ära lõpetan millalgi, siis need tulevad kõik nagu aistingud tulevad tagasi ja pead nendega nagu silmitsi seisma ja uuesti nagu otsa vaatama. Ja no see oli päris raske periood, aga ma olin nagu selleks ka valmistunud.
et mina arvan ka, et noortel on väga palju praegu vaimse tervise probleeme, eriti praegune ühiskond soosib seda ja ma arvangi, et kogemusnõustajatel oleks praegu väga palju tööd. Kui ainult inimesed teaksid, kuhu pöörduda ja kuhu tulla. Just. Et seetõttu jällegi kordan, miks ma seda videot teen, et seetõttu, et inimesed teaksid. Ja just minu üks missioon on ka see, et nagu neid stigmasid just ära võtta, mis lähebki kokku selle küsimusega, et kuidas on eestlaste vaimne tervis. Et see oleks nagu normaalne, kui me arutame neid teemasid iga päev ja see oleks nagu okei, kui sa väärtustad oma tervist rohkem kui näiteks, ma ei tea, ennast töö juures lihtsalt vigaseks töötades. Et nagu just see, et minu tervis on tähtis, ma pean sellest hoolt kandma ja sellest, kui ma tunnen ennast hästi nii füüsiliselt kui vaimselt, siis tegelikult tulevad kõik asjad paremini välja. Ja siis ongi üldse, et nagu need kaoksid need legendid nagu ravimite kohta ära, sest need pärinevad sellest ajast, kus need tehnoloogiad olid veel sellised, nii-öelda küsitavad natuke, nüüd on palju paremad asjad olemas. Aga lõppkokkuvõte olekski see, et nendest asjadest räägitakse mitte siis, kui on hilja, vaid juba siis, kui reaalne mure on. Ja kui nendest ei räägita avalikult, siis inimestel tekibki nagu selline nagu süütunne ja hirm, et mina lähen psühholoogi juurde või mina võtan neid tablette, et kuidas küll mina ja selline, kas ma olen siis tõesti nii saamatu ja ei tulegi endaga toime. Et seal nagu see ratas läheb seal nagu veerema, et ka tegelikult, kui mina enda peale mõtlen, siis mul tegelikult ei olnud nagu raske abi minna küsima. Kuidas sul oli? Et mina olin nagu isegi avatud sellele, et mind aidatakse, sest mulle meeldis nagu inimestega vestelda, ma olin avatud inimene, küll aga lihtsalt see oli hästi kurb. Mul oli jälle see, et ma lükkasin seda abi küsimist nii kaugele edasi kui vähegi võimalik ja läksin siis küsima seda, kui oli juba hilja, eks ole. Aga eks minust oli mingil määral aru saada, võib-olla, et mul oleks vaja, aga samas ma mäletan neid kordi, kui reaalselt vist tuldigi nagu abi pakkuma, aga ma ei olnud siis valmis vastu võtma mingit infot ja minu jaoks võrdus see nagu rünnak minu enda vastu. Aga see on need keerulised ajad ka sellel ajal. Aga nüüd praegu ma olen nõus igasugusel abil selles mõttes, et nagu kõigega ei peagi tegelikult nagu ise ainult hakkama saama, sellepärast meil ongi ju need institutsioonid asjad loodud. Ja tegelikult praegu ma näen, et ikkagi hästi palju propageeritakse või promotakse seda, et julge küsida abi ja seda on nagu järjest rohkem nagu tulnud ka, aga tollel perioodil, kui minul oli, siis oli ikkagi see psühholoogi juures käimine oli ikkagi nagu hinnang oli seal, et kas või mu vanemad olid hinnangud selles osas. Aga mille osas siis inimesed kõige rohkem abi vajavad praegu, mis sina tunnetad? Mina ise jään ikkagi sinna depressiooni ja ärevuse raamidesse, pluss siis on näiteks ka alkohol seal teel seotud, on mõnuained seotud ja üleüldse selline, et see ärevus on osadel nagu kasvanud väga suureks, et nagu ei oskagi sellega midagi peale hakata ja just see ärevuse mõte, et nagu on olemas see naturaalne ärevus ka, eks ole, ja siis isegi sellest nagu soovitakse lahti saada, et nad isegi need nagu sellised normaalsed asjad on natuke hägustunud ja tekitavad võib-olla sellist ärevust veel juurde või siis seda depressiooni. Aga jah, üldse selline, võib-olla ka see, et ei olegi kuskile kellelegi rääkida, et või ei julgeta rääkida, see ka kindlasti. Ja rohkem nagu ei oskagi välja tuua. Need oleks need. Mida siis oled tähele pannud? Jaa, ma arvangi, et selline läbipõlemine, depressioon ja ärevus on põhilised teemad. Sest läbipõlemine nagu tekib ka sealt, et ma pean hullult palju jõudma ja ma olen ise endale nii suured kohustused pannud
et ma panen ennast mingisugusesse raamistikku, mida ma võib-olla ei suuda täita ja siis ma teen veel rohkem. Aga lõpuks jõuabki selleni, et ma olen täiesti tühi eluenergiast. Et ma arvan, et need on need 3 tõesti, millega inimesed on nagu kimpus, eriti praegu ja noortel on praegu päris nagu keerulised ajad, sest et mis meil siin ümberringi ühiskonnas praegu toimub, et meil toimub tegelikult selline eraldumine ja üksi olemine, et kui palju sina nagu oled ennast, kui sa olid läbipõlemises ja depressiooniseisundis, et palju sa ennast üksi tundsid? Kas sinul oli ikkagi inimesi, kes sinuga nagu suhtlesid, andsid nõu või pigem pidid ikkagi üksi sellega toime tulema? Õnneks mul oli pere, kes mind väga toetas. Selles mõttes lihtsalt juba nagu ainuüksi olemisega. Aga mul olid ka mõned väga head sõbrad. Mu parim sõber siiamaani, kes mind lihtsalt tiris välja igale poole kaasa, isegi siis, kui ma ei tahtnud. Aga ta suutis kuidagi mind ära rääkida niimoodi lihtsalt, et ma teeks seda. Aga muidugi väga suure osa ajast ma tahtsin ka tegelikult üksi olla lihtsalt, et lihtsalt kuidagi harjuda selle mõttega, või nagu üldse seda protsessida kõike. Et nagu oli mõlemat. Aga samas sellist täiesti üksi olemist ma nagu justkui ei tundnud, sest ühelt poolt ma sain nagu professionaalset abi arstide poolt, eks ole, siis mul oli nii-öelda enda see tegevusplaan, mis ma tahtsin saavutada, küll see oli selline udune ja hägune veel, eks. Siis oli sõpratugi, peretugi ja siis tuli ka nii-öelda see kogemusnõustamise õpe minu ellu, mis nagu ka tegi seda optimismi juurde üldse nagu tuleviku osas, iseenda osas. Ja tegelikult jah, see kogemusnõustajaks nagu õppimine, ma jõudsin muidugi tänu ühele mu heale sõbrannale selleni ja see nagu tundus õige, et nagu see depressioon on nii vastik, see ärevushäire on nagu ka samamoodi vastik ja eriti siis on ta vastik, kui sa aru ei saa ka, miks sul need asjad on ja mis toimub sinu kehast nii keemiliselt kui ka nagu see, kui sa praegu oled, et see andis nagu ka jõudu juurde ja tekitas seda üksi-oleku tunnet vähem, sest sa ühendusid veel rohkem inimestega, kes on ise samamoodi midagi läbi elanud ja tekitas julgust siis sellest ka rohkem rääkida samal ajal. Ma arvan, et see ongi, mis viib lõpuks selleni, et minul tekitas see väga suurt inspiratsiooni, kui ma saan nagu enda looga teisi nagu tõsta, väestada ja aidata nagu. Et sealt ma nägingi see, et see on minu teema. Jaa, kui sellist nagu, mis ma ei tea, kus sa oled seda tähele pannud, aga näiteks mulle, mis nagu üldse selle nõustamisprotsessi juures meeldib, on see, et kui näiteks ongi inimene, kes soovib abi depressiooniga, on see, et te saate kokku ja sisuliselt ei peagi nagu väga palju rääkida, teil on juba see omavaheline mõistmine, et ütleb näiteks mingi ühe sõna ja sa juba tead tegelikult, millest ta räägib. Ja kogemusnõustamise puhul ongi see tegelikult, et sa mõistad seda inimest, kes on selles olukorras, sest sa oled ise selle läbi kogenud. Ja see ongi tegelikult minu arvus see attachment, see selline side, mida inimesed otsivad tegelikult üldse nõustamistest. Et nad ei taha teooriat sinu käest sellel hetkel, nad tahavadki, et sa neid kuulad, oled olemas, annad seda tuge ja et kõik on okei, et sa oled sellises olukorras. Et ei tekiks jälle seda hinnangu efekti, et inimesed panevad ka endale ju väga palju hinnanguid, et ma olen selles seisundis, et siis nõustaja võtaks seda vähemaks, et see on okei, kus sa oled. Et ma arvan, et see on nagu põhiline. Aga kui nagu sinu kliendi loode peale tulla, siis millised, kas sinu juurde on tuldud, et sa aitasid, sa reaalselt, sa pääsid mu päeva, sa nagu tegid midagi minu päeva jaoks, et mis seda räägitud on ja võib-olla jagad mõnda sellist väga transformational nagu muutust? No, ma ei tea, kas need GDPR-i seadused kehtivad praegu, aga niimoodi me võime tegelikult rääkida niimoodi üldiselt, et ikka selles mõttes need inimesed, kellega ma olen nagu kokku puutunud,
ja nii-öelda kõik need nagu nõustamissessioonid ka läbi teinud. Et näiteks üks inimene sai nii-öelda seda usku iseendas, et üldse nagu koorus lahti ja et ta oli nagu see inimene, kellel oma üldse enda hetkes toimuvast nagu jagada ja ta nagu sai väga palju asju nagu tagasi, mis ta oli nagu kaotanud, näiteks uuesti tööl käimine, siis osadel juhtudel näiteks ühe inimesega oli see, et kui alguses oli nagu kõik tume selline, isegi sellised nagu tulevikuplaanid, siis nüüd on järjest rohkem tekkinud see tulevikust rääkimise element sinna juurde, mis on nagu ilmselge näide sellest, et see tegevus nagu töötab, et kõigepealt saab ennast nagu kas või niimoodi nimetame selle tühjaks rääkimiseks ja siis saab nagu hakata seda välja öeldud, kõik need, mis me asjad oleme ära kaardistanud, need kuidagi kokku panema hakata. Ja no tegelikult ju lõppkokkuvõttes on ju inimene ise see, kes endale ju lahendused välja pakub. Ja, et tegelikult nõustaja on see lihtsalt toetav aspekt seal kõrval, et inimene nõustaja viib kliendi lahendusteni. Et see ongi nagu see. Aga mis sa ise oled nagu täheldanud, millised on need peamised põhjused, miks inimesed langevad depressiooni, läbipõlemisse, ärevusse, oskad mingid põhjused tuua, sest need on ju tagajärjed tegelikult. Need on tagajärjed. Ja näiteks ma arvan, miks ma ise langesin näiteks depressiooni ja üldse see ärevusehäire ka, mis seda saadab, üldse see läbipõlemine oligi see, et esiteks ma ei saanud nagu endast toimuvast aru, ma ei tea, miks nii on, ma leidsin, et poole lihtsam on neid asju nagu kuskile uputada, ära matta, kuskile koguda ja mitte nendega tegeleda. Mis olid sinu asendustegevused näiteks? Ma hakkasin jooma räigelt. Alkoholi, nii? Ja no selles mõttes ta töötab mingi aja, aga ta töötab ainult siis, kui sul see nagu süsteemis sees on, kui sa kaineled, siis ei ole mitte midagi. Või siis, kui sul on pohmeeline, siis on kõik asjad 100 korda hullemad. Aga no üks oli ka see, et üldse selline nagu, mida soovid elus ette võtta, mingid eesmärgid näiteks. Siis meil on ühiskond ju tehnoloogiliselt väga kaugele arenenud, et sa saad telefoni kaudu endale tellida söögi ukse taha. Aga see, mis seal vahepeal toimub, sa ei näe seda. Et umbes sama näiteks ma läheks täna jõusaali, ma tõstan seal antid ära ja homseks tahaks six-packi enda läinud, siis see ei käi niimoodi, see ei ole nagu sama kiire nagu see toidu tellimine koju. Ehk siis see ajakärsitus äkki ka oli see üks asi, mis sinna... Kannatamatus iseendaga. Ja üldse selline... Ja üldse nagu iseendaga nagu mitte kontaktis olemine, et mul oli nagu suhkest hästi mitu mina, et see mina, kes tööl, see mina, kes oli sõpradega, see mina, kes oli perega ja siis lõpuks oli see mina, kes ma olin siis, kui ma olin täitsa üksi, et mida teadsin ainult mina. Minu endal oli ka see, et mul oli selline positiivne depressioon, seda nimetatakse selleks, kus sa siis nagu lävid inimestega hästi palju tegelikult, suhtled, oled avatud ja nii edasi, aga sisimas iseenda sees sa oled ikkagi väga üksi ja sa lähed koju patja nutma näiteks. Et see on jah selline. Aga mul on tegelikult küsimused suhteliselt otsas. Me oleme 45 minutit kohe varsti rääkinud. Päriselt räägid? Wow. Ja, et vähemalt minu aja järgi küll siin kohe vaadata. Jah, on küll, tuleb välja, et ülimalt äge, et on sul äkki veel midagi kuulajatele öelda? Midagi kogemusnõustamise suhtes või mõni hea mingi selline mõttetera kaasa võtta siit sellest õhtust. Ja see nimi on enesereflektsioon, tehke seda. Kuidas võiks teha? Kuidas jõuda iseendani? Ja, no see ongi võib-olla see, et kuidas iseendas jõuda, ongi iseendalt küsimusi küsida. Näiteks sellised lihtsalt. Kuidas ma ennast täna tunnen? Kas mind häirib kuskil miski? Kas mind ei häiri miski? Et me ei oleks selle automaat peal, piloodi peale, me küsiks ikkagi, märkaks seda,
et kuidas ma praegu tunnen ennast, mis mulle meeldib ja nii edasi. Mitte see, et me automaatmõtte pealt lihtsalt tegutseks, et võib-olla see on nagu ka üks selline märksõna. Ja siis üks asi veel. Meil kõigil on muidugi erinevad elud, erinevad kohustused, kõik sellised asjad, aga kui võimalik, siis hommikul võtta see esimene aeg ainult iseenda jaoks, kas see on 15 minutit, 20 minutit, pool tund, et just see oleks nagu ainult iseendale, kus sa ei vaata telefoni, kus sa ei vaata muid nutiseadmed, telekat, raadiot. Et kui sa ärkad, siis see esimene info oleks sinu enda mõtted, et mitte mingid muud asjad, mis tulevad kuskilt mujalt näiteks, et täna oli nii palju positiivseid, koroonapositiivsed või ma ei tea, vaatad Facebooki ja vaatad, et midagi on veel kuskil juhtunud mingi maailmas, et siis sa ei alusta päeva selle negatiivse noodiga, vaid see esimene mõte võiks olla see, mis tuleb sinust endast. Millised on sinu hommikurutiinid? Minu hommikurutiin on selline, et ma olen jõudnud sinna punkti, kus ma ei snuusi eriti seda äratust, ehk siis ei lükka edasi. Mõned päevad ikka on, aga ma tõusin püsti, ma joon kõigepealt suure klaasi vett või siis pudeli, vahet ei ole, kui mul käe pärast on. Ja siis ma teen enda sellise kergema trennirutiini ära, kuskil 20 mintsa kokku teen, söön ja siis minu järgmine etapp on see, et mulle meeldib jala hästi palju liikuda nüüd. Ja siis ma kõnnin nagu oma päris töökohta, päevatöökohta. Umbes selline. Kuidas sul on? Äkki on midagi sarnast? Ma olin varem väga suur hommikurutiini nii-öelda pidaja. Ma tegin kõik võimalikke asju, mis üldse teha sai. Külmad duši, meditatsioonid ja nii edasi. Nüüd ma seekord võtan nagu tunnetuse järgi. Et täna ma vajan lihtsalt helimeditatsiooni. Hommikul panen käima mingi paar minutit ja siis see toimib hästi. Või siis mõnikord olen lihtsalt vaikuses iseendaga, skanneerin enda keha lihtsalt niimoodi mõttega üle. Või mõnikord lähen lihtsalt peegli juurde ja ütlen, et ilus oled, Elis. Ja siis et siuke vahelduv, et mul ei oleks nagu mingi konkreetne siin tunnetuse järgi pigem ja. See tunnetuse teema on ka oluline, sest me ikkagi ei ole ju selles robotid, et me ikka kaldume vahepeal ühte suunda, siis teise suunda. See, mis sa teed peas, et sul nagu endale pakub sellist head tunnet. Ja kuna me helimeditatsioonist natukene rääkisime, siis kuulajatele ka, ma ütlen nüüd välja, siis ma pean seda ära tegema, et uus helimeditatsioon varsti tulemas, helirännak erinevate pillide ja minu häälega, nii et varsti siis on e-poes saadaval. Vaatasin, et üks küsimus oli küll, et kus kohas sa võtad inimesi vastu? Kus sul see nii-öelda kontor on? Sa võtad Tallinnas vastu? Jah, Tallinnas, kui näost näkku muidugi, aga mul esialgu on virtuaalmind, ehk siis läbi video on võimalik. Siis võimalusel kasutan, kui inimesel sobib Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ruume ja ma ei jääks ühel päeval, mul endal ka mingi koht, kus inimesi vastu võtta. Nagu selline päris enda koht. Rääkime nüüd mõlemad. Jaa, see on kindlasti üks minu nii-öelda unistusest ka. Suvel ma muidu tegin niimoodi, et ma kohtusin inimestega lihtsalt värskes õhus, kus oli lihtsalt värske õhk, loodus, kas siis meri või puud või metsad, sellised asjad. Ja selline füüsiline tegevus sinna juurde, eks ole, jalutamine, et saad natuke neid häid asju, mis tulevad liikumisest ja pluss siis nagu saad mõtteid vahetada ja keegi kuulab sind. Aga toome nendele kuulajatele ka näiteid, kuhu nad saavad pöörduda, nagu kuhu nad saavad pöörduda oma probleemiga. Ja ma mõtlen nagu erinevad sellised kojad on ju, meil olemas kogemuskoda, kus siis saab vastavalt teema järgi vaadata, kes selle teemaga nõustavad. Siis näiteks, mis veel sul pähe tuleb, kus saab? Näiteks selline koht nagu Tallinna Vaimse Tervise Keskus. Sealt samamoodi.
ja näiteks Avitusel on ka mingid ruumid ja mingid nõustajad, kes mingite teemadega seal tegelevad ja kui nagu guugeldada, siis ikkagi nagu leiab neid, kes mingite teemadega nagu tegelevad. Et ma arvan, et kõik on kindlasti kaetud, nii et leidke oma. Aga ma küsin siis viimase küsimuse, kus sinuga kontakti saab, et inimene oskaks sinu juurde tulla, et Facebookist saab kontakti kogemusnõustaja Silver või siis emaili kaudu silver@tervevaim.ee või siis Instagramis aitab küll, vaatan seda ka vahepeal ja helistades saab ka, kui minna tervevaim.ee kodulehele, siis seal kontaktid on tegelikult kõik ka olemas. Tegelikult oleks ka võinud jääda tervevaim.ee. Ja ma mõtlesin sama. Okei. Ja kuidas sinuga saab kontakti? No minuga saab kontakti eliseteekond.ee ja samuti Instagramis olen olemas Elis Liivaru. Kas aitab küll on siis sinu Instagram? Jah, Y-iga. Ja seal siis sa postitadki kogemusnõustamise teemalisi asju või enda isiklikku? See on mul kõige rohkem tähelepanuta jäänud koht, aga ma sinna ikkagi panen vahepeal iseendast näiteks mingi oma sellise hetkemõtte ja siis olen kas siis endast mingi pildi teinud või siis vahepeal kirjeldan näiteks ärevust pildi kaudu või siis depressiooni või selliseid asju. Mul on ka jäänud see nagu vähem tähelepanut, aga ma teen tööd selle kallal, et ka sinna sisu luua, nii et... Me oleme ka inimesed. Ja, aga ma arvan, et võtame siis selle õhtukese kokku ja ma loodan, et te saite midagi teada, targemaks ja andke teada, äkki oskate mõnda kogemusnõustajat soovitada, keda siia mulle külla kutsuda. Et mulle meeldivad sellised väiksed vestlusõhtud, et kindlasti teen neid edaspidi ka veel. Nii et julgege küsida abi ja juba nimetasime siin mõned kohad, kus seda teha saab, nii et tehke seda. Seniks praegu tšau teile. Tšau.